Tere kallid sõbrad, kallid Kindelmehe kuulajad, saade 22. täna ja minu külaline on siis Kaido Baruto Höövelson. Tere Kaido. Tere. Ja ma olen ülimalt tänulik, et sa tulid. Sa just ennem rääkisid mulle siia sisse tulles, et sind on mitmed saated kutsunud, aga sa oled kõigile ei öelnud, et küll Jaapanis käid seal saaretes. Et see on mulle ja mu teisele saate külalisele väga suur au, et sa olid nõus siia tulema. Kindel mees, vägev mees. Rääkides Barutost, kas keegi ütleb sulle täna veel Baruto? Seda Barutot kasutatakse päris palju. No Jaapanis ma olengi Baruto ja Baruto, et Kaidot väga ei kasutata. Aga Eestis ka ikka tihti peale kutsutakse ikka Barutoks, et päris palju eestlasi, ma arvan, et teavadki mind Barutona, aga päris nimega kas nii mõnedki võib-olla ei teagi. Kuidas see hääldamine ongi Baruto? Tegelikult seda U-tähte ei hääldata, et on Barto. Barto? Jah. Okay. Et tegelikult siis, kui see nimi pandi, siis pidi olema Baluto. See on nagu Disneylandis Pluto. Pluto, jah. Aga kuna jaapani keeles ei ole L-tähte, siis L asendas R-iga. Ehk siis Baruto, ehk siis mees Lääne mere äärest või Balti riike. Ehk siis Balti riike nimetatakse Barto Sankok ja Balti merd on Barto Kai. Kas see sulle pandi ise või sa valisid selle? Ei, no ega seal selle ajal, kui pandi ikka, et sulle ei, üldiselt paneb see klubi nii peatreener sulle, ise mõtleb välja ja paneb sulle selle nime, et sul endal ei ole valida midagi. Nagu ma aru saan, see nimi tuli sul siis Jaapanis, mitte Eestist. Jaapanis ikka. Aga kui Eestis võistlesid, siis siin ei olnud mingisugust... Kaido. Lihtsalt Kaido. See Höövelson, kui ma sellega välja ütlen, siis see Höövelson tundub ka selline vägeva mehe nimi. Kas sul noorena oli juba mingisugune hüüdnimi? Hea küsimus. Väga ei olnud, kutsutagi mõmmibeebiks ja ikka karu ja siis, kui suuremaks kasvasin ja vanemaks sain, et üldiselt Kaidost on nagu väga raske tuletada mingit hüüdnime, et üldiselt ikkagi olin Kaido. Höövelson, höövlimees. Eks seda ikka koolist, et hööveldaja. Lapsepõlves ja koolis, nagu ma aru saan, sa olid ka suur, on ju? Kuidas sa lapsepõlvest tulid selle suurusega hakkama? Kas oli sul mingi kiusamisi, norimisi või olid sa hoopis austatud? No kiusamist oli väga palju. Ja just nimelt koolis. Alguses olin väikses algkoolis, Rahkla lasteaed algkool. Seal oli seda vähem, aga siis, kui 5. klassi ära lõpetasin, pidime ma vähe suuremasse põhikooli, seal hakkas kogu see trall pihta. Mees talumajast. Kõik loomad olid meil olemas. Kanad, kuked, seadlehmad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja ikka noorena juba pidid hakkama seal vanematel abis käima ja siis võib-olla ei jõudnud sokke ära vahetada, auk oli sokis või oli selline farmilõhnaga vahest tuli ka kooli minna, ja nii edasi, nii edasi. Eks ma olin vähe tüsedam ka ja eks sellepärast noriti ka, väga palju noriti ja kiusati. Aga ma arvan, et võib-olla see oli ka üks asi, mis tegi mind nagu mingil määral tugevamaks, isamaks. Mul oli oma eesmärk juba algklassides peale, ma tahan saada suureks ja tugevaks. Mitte ainult välimuselt, aga ka sisemiselt. Et suure hingega tugevaks ma vist sain. Ja vaadates nüüd tegelikult neid samasid koolikiusajaid, kes tol ajal olid, kuhu nemad on jõudnud. Mul oleks ülimalt hea meel, kui nad oleksid jõudnud kaugemal, kui need praegult on. Kuidas kohe saate alguses, esiteks ma tahan tänada sind nii detailselt seletatud see lapsepõlve koht praegu. Et suur aitäh sulle, vau, mul korraga resoneerus mingid asjad, kuna olen ise ka maalt ja ei olnud väga edukast perest siis. Ja kuidas sa nii julgelt ja sära silmas räägid sellest kogemusest, see on väga inspireerib kindlasti ka jah, aga mis seal enam salata on? Et tänapäeval on ka läinud see koolikiusamine oluliselt karmimaks. Tollal ei olnud internetti. Siis oli see, et said koolis kokku, siis ja sellega see asi tegelikult lõppes, et
aga nüüd on ikkagi selle internetikiusu ja koolist väljaspool kiusu ja päris selliseks karmiks on läinud need kiusamismeetodid ka, et sellest on väga kahju. Kuidas sina ennast täna mehena tunned, kas see kiusamine on jätnud susse mingisuguse jälje või oled sa saanud nende tunnetega kellegi abil töötada või oled sa ise sellest tänu oma karjäärile võitu saanud või kas need on jätnud tänasse päeva mingisuguse jälje? Eks ikka vahest mõtled selle peale ja tuletad meelde aga ei saaks öelda, et päris jälje on jätnud, et minu poeg läheb ka nüüd selle aasta septembrikuust läheb kooli. Loodame, et tal ei kordu see, mis oli minul. No kindlasti nad teavad, kes ta isa on. Eks jah, võib-olla seda ka. Aga see, kus ta on jätnud jälje, ma arvan, et midagi ikka. Kas ma olen sellest üle saanud? Eks ma peale karjääri tegelikult käisin erinevate psühholoogide juures ka, et aga peale üldiselt nagu 2 psühholoogi juures jõudsin käia ühe seanssi. Peale seanssi psühholoogi ütles, et ma ei oska sind aidata. Ja sellega minu seanss lõppes. Et tegelikult neid lugusid on nii palju rääkida ja seda kogemusi nii-öelda, et tegelikult tihti peale õppinud psühholoogid, nad ütlevad, sorry, kuule, ära enam tule. Ja enne kui jätkame saatega, võtan siit korra teie tähelepanu. Soovime Kindel mehe saate poolt tänada ecos.ee meie suurtoetaja, Eesti oma bränd, Eesti oma tooted. Minnes veebilehele ecos.ee teil on võimalik siis tellida väga väekaid vitamiine ja väekaid toidulisandeid, mis annavad teie igapäevasse lisaks juurde energiat ja sära. Ja meie kuulajatele on võimalik kasutada sooduskoodi Kindelmees 15, millest siis tellides saate 15% endale soodsamalt tooteid. Suur aitäh kõigile, kes te olete meid esimesest päevast kuulanud ja uutele kuulajatele. Vajutage kindlasti subscribe või follow ja head kuulamist. Nagu ma aru saan, sa alustasid algul judoga, sealt läksid edasi sumosse. Kui sa alustasid selle spordiga, kas sa üldse arvasid, et sa võid nii kaugele jõuda? Sa oled täna Eesti mõistes legend meil. Sa oled saanud presidendi aumedali, ma võiksin neid üles jääda lugema, kes tahab võib guugeldada, Kaido Baruto Höövelson, sa oled kindlalt legend, me ei tea, kas meil lähima 50 aasta jooksul üldse sellist meest on tulemaski. Sa oled kindlasti täna tuntum Jaapanis isegi kui Eestis arvatavasti. Kas sa nägid sellist karjääri ette või oskasid üldse unistada sellisest karjäärist? No tähendab, tegelikult see unistuse poole püüdlemine, see oli võib-olla see kõige raskem osa, et sa tead, et sa tahad saada suureks ja tugevaks, et sind on kiusatud. Sa pead sellest kuidagi üle saama, kuna meil peres kasvasime koos õe ja vennaga 3 last, eks emal oli ka nagu keeruline. Ja mina olin see keskmine. Eks ma natuke must lammas olin ka veres, et mis ma ikka sen salgan, aga üldiselt see oli ka üks selline samm selle unistuste täitumise poole, et ma läksin judotrenni. Yes. Sellest saab mingi alguse peab ära tegema, et selles suunas. Et kindlasti neid unistusi oli nagu rohkem, aga just nimelt see samane, et saada selliseks heaks, mõnusaks, toredaks, suure südamega karuks. Ja selles suunas hakkas vaikselt kuidagi see teekond pihta. Kui me räägime Jaapani kultuurist, siis Jaapani kultuuris number 1, kui ma nüüd ei eksi, siis spordiala ongi sumo meeste osas. Tegelikult praegu populaarsuses on ikkagi meeskonnamängud. On pesapall, jalgpall ja siis on sumo. Aga sumo on väga tähtsal kohal selle. Absoluutselt Jaapani rahvussport. Kuidas selles spordis käivad käsikäes siis see rahulikkus ja see agressiivsus. Kui ma ise vaatan neid võistlusi, siis ma just vaatan, et selline suureks karuks ja rahulikuks olemine ongi hoopis võti. Või kuidas sina seda liigitad? Kui palju seal on agressiivseid inimesi, kui palju on need, kes oskavad olla oma keskmise tasakaalus? No, tähendab, sumo ei ole lihtsalt sport. See on ka kasvatus, üks osa kultuure, traditsioone. Ja just see kasvatus, selle nime all siis hakatakse neid noori poisse nii-öelda eluks ette valmistama.
ja see käib läbi spordi. Sa ei tohi oma emotsioone välja näidata, isegi kui nad sul siin keevad. Sa ei tohi seda veel enam, sa ei tohi seda välja öelda. Sa eladki oma sisse, sa pead selle ära filtreerima ja mis sealt filtrist nagu alles jäi, selle kuidagi ära elimineerima. Ja mis filtrist läbi tuli, siis seda sa võid nagu teistega jagada. Aga sellist agressiivsust, selle agressiivsuse sa pead välja elama just hommikuses trennis ja ainult selles ringis, kus maadeldakse tähendab. Mis sa näed, mis oli sinu kõige tugevam omadus ringis? No kindlasti oli mul judo taust. Olen ka jalgpallimeeskonnas Lääne-Virumaa meistrivõistlustel 3. koha saanud. Ma olin väravavaht muidugi. ja mis oli kõige tugevam? Ma arvan, et pikad käed ja judo taust. Ja selline ikkagi 2 jalaga maa peal, et väga ennatlikke otsuseid ei teinud. Pigem just üritasidki, see filter peab hakkama su sees kiiremini käima vastavalt kogemustele. Ja staažile loomulikult. Et ma arvan, et need paar punkti on need, mis tõid edu. Aga mis sa näed, et võib-olla oleks võinud tugevam olla, aga nõrgem selline omadus seal? No üldiselt ma olen selline vastuvoolu ujuja tüüp olnud nagu eluaeg, et kergit ja lihtsalt teid on valida väga lihtne. Aga raskem sellega on tegemist. Et ma üldiselt kuidas ma ütlen siis, et ma ei kahetse neid otsuseid, mis ma olen vastu võtnud. Ma kahetsen neid otsuseid, mida ma ei ole vastu võtnud. Et see on ka selline, kõik on ikkagi sul siin 2 kõrva vahel kinni tegelikult. Pead laskma mingitest asjast lahti. Sul on oluliselt lihtsam elada. Sa saad keskenduda oma asjadele, milleks oli siis sumo. Ja loomulikult mingeid harjutusi oleks võinud rohkem teha. Aga praegu tagantjärgi tarkus. Sa mainisid, mingist asjadest peab lahti laskma. Mis oli sinu jaoks võib-olla siis kõige rohkem lahti lasta, et minna Jaapanisse ja keskenduda puhtalt oma karjäärile? No kindlasti mingil määral mineviku sellistest emotsioonidest, mineviku siis sellisest keerulistemast ja sellistest raskematest aegadest. Aga sul on ikka mälus hoopis kogu aeg. Sa mõtled nende peale vahepeal, mõtled. Ja see on teinud tugevamaks tegelikult. Loomulikult siis, kui ma Jaapanisse läksin, siis 2004, 20 aastat tagasi, veebruarikuul. Ma oskasin vist 2 sõna jaapanikeelset. Et pannakse sind maha niiviisi. Nii. Sinu madrats on seal. Hakkasin keelt õppima. Inimesi, kultuuri, traditsioone, samal ajal trenni tegema. Et kogu see pada kokku, see oli ikka korralik selline seljanga seal. Aga sealt tükkide kaupa nagu arutada välja ja aru saada, mis on mis ja millal ja kuidas ja eks ta keeruline oli, aga ma olen alati olnud nagu, kui ma käin koolides vahepeal rääkimas, ma olen alati öelnud, et noored, minge maailm on lahti teie ees. Minge käige, kogege. See kogemus on hindamatu. Aga tulge tagasi, sest Eesti vajab teid. Ma sinu kohta uurides leidsin et sa hindad kodumaad ja kodus olemist ikkagi kõige rohkem. Ma enne kui siin saatesse kutsusin, siis ma olin veebruaris just Dubais ja Dubaist lendamas tagasi Tallinna ja järjekorras check-inis nägin sind ja su pere ja siis ma mõtlesin, kurat on ikka äge mees. Kunagi olin väga suur fänn, kui sa ikka uudistest lugesid, meil oli aja vahekäel, ootasid, millal see võistluse tulemus tuli ja mõnda sai isegi laivis vaadata. Siis nagu ma aru saan praegu, sa ise oled Eestis, Jaapanis ja Dubais. Jah, tänu erinevatele tegelikult, kuna ma olen Eesti Sumoliidu president,
siis ma pean ka väga palju nagu Euroopas võistlustel ringi käima üle Euroopa. Aga jah, praegult on põhilised suunad on Jaapani ja Dubai. Jaapanis on juba üle 10 aasta ettevõte. Tegeleme impordi-ekspordiga, ära küsi, mida täpselt, sest meie toodete nagu see portfell on selline 60+ toodet. Neist 20 on isegi Eestist ja Baltimaadest ja Euroopast. Aga üldiselt, millega see ettevõte tegeleb, ongi tegelikult, kuna meil see kliendibaas on Jaapani suurimad poeketid, on kõik meie kliendid. Kui nad ütlevad, et meil on selle toote defitsiit, siis tänu meie erinevatele partneritele üle maailma, siis me leiame selle toote, teeme pakkumise ja selliselt see meie 4 inimesega väike ettevõte nagu toimib seal. Oli koroonaaeg, oli ta enne seda, on ta peale seda, et üldiselt suurt midagi pole muutunud, et nüüd on jah, praegult elame selles hetkes, kus mingid muutused on juba tunneli lõpust näha, valgus nii-öelda, et kas hakata laiendama või lasta niiviisi talle edasi minna, et see on selline otsustamiskoht nii-öelda, et kas sa pead ennast täna karjääri mõttes, sa oled isa kindlasti on ju, sa oled abikaasa, aga karjääri mõttes, kas sa pead ennast täna ärimeheks? Ei, kindlasti mitte. Ärimees on selline tore tiitel. Mina olen ikka selline ettevõtja, et kui ma võtan ette, siis ma teen ta ära. Tulles sumo juurde tagasi, räägime natuke rahast. Kindlasti meil on siin nooremaid kuulajaid ja kuidas seal need auhinnarahad olid ja tasustamised ja kas selle raha eest nagu tasus seal karjääri redeli ülespoole püüelda? Loomulikult, eks vastavalt karjääriredelile on ka erinevad tasud. Tegelikult niiviisi ametlikku palka ei saa, eks siis kui on 1000 maadlejat kogu selles profisumo liigas, esimesed 110 saavad palka, ülejäänud ei saa palka. Ehk siis kõigil on ikkagi eesmärk saada palgale. See Jaapani sumosüsteem on nii huvitavalt üles ehitatud, et nii kaua, kui sa niimoodi ei saa juurio tasemele, ehk siis seal on erinevad tasemed, neid on 6 taset on kokku, esimese 2 tasemele ei saa, siis sa ei saa palka. See on esiteks. Teiseks, kui sa esimesele 2 tasemele ei saa, siis sa ei saa sealt suurest toast välja kolida. Ehk siis esimesed 2 aastat me elasime 12 ühes toast. Hommikul madratsid kappi, õhtul madratsid kapist välja, igal ühel oli oma koht. Siis 4. nurgas oli nagu televiisor, igas nurgas. Ja siis alguses, kui nagu Jaapanisse sai mindud, ma teadsin 2 jaapanikeelset sõna. Siis igas nurgas mängis mingi saade. Käid seal nurgas nagu siuke välismaalane, käid ringiratast mööda tuba. Seal kõige huvitavamad oligi võib-olla mingid Jaapani komöödiasaated. Vaatasid, mitte midagi aru ei saa, aga siis, et ikka sulanduks nagu punti, siis kui nemad naersid, siis mina naersin ka kaasa, vahet ei ole, et ma mitte midagi aru ei saanud. Jaa, väga põnev, lihtsalt käin neid klippe oma peas läbi ja mõtlen nagu üksi Eesti poisina selles mõttes, nagu ma aru saan, läksid. Tegelikult me läksime 2 Eesti poissi. See üks Eesti poiss läks nagu, ta oli äkki pool aastat kuni 8 kuud. Siis ta otsustas, et ei, see ei ole ikka minu jaoks, et ta läheb ära. Me olime erinevates klubides ja meil nagu sellist koos viibimist, koos olemist oli väga vähe. Kuna nii kaua, kui ei ole sul see samurailik pats ei ole peas, siis sa üksinda ei tohi üldse klubimajast väljagi minna. Selliseid erinevaid reegleid oli seal väga huvitavaid. Ja sellist kokkusaamis oli väga vähe, aga ta ütles, et tema tahab ikka koju. Ja mul oli ka selle ajal nagu selline koduigatsus, mis ma nüüd siis tegema hakkan, ta läheb ka ära. 2 aastat mul telefoni ka ei olnud.
et noh emaga tegelikult kirjutasime käsikirjas kirju. Wow. Ja noh, see oli jälle üks selline asi, mille poole nagu püüelda. Ja siis mõtlesin, et noh, nii, ei pean endast iga kokku võtma, olen nii kaugele tulnud, et noh, mõtted oli erinevaid, et noh, ma lähen tagasi. Mul jäi ülikooli jäi pooleli. Et noh, ma astusin ülikooli, ma sain 6 aega seal käia Tallinna Mereakadeemiasse. Et tahtsin hirmsalt meremeheks saada. Et 6 aega käisin, siis läksin Jaapanisse juba ära. Mõtlesin, et noh, see on minu võimalus. Teist sellist elus ei pruugi tulla. Et ma olen juba nii kaugele tulnud, et nüüd pool aastat ja ma juba lähen ära. Et ei, ma veel pingutan veel. Siis mõtlesingi, et noh, et lõpetada võib alati. Keegi ei hoia sul 10 küünega sind kinni, ei pane luku taha ega midagi, et lõpetada võib alati, aga kas see peab praegu olema? Kindlasti see ei ole praegune hetk. See maamehe visadus viis ikkagi edasi mind. Sa nimetad seda maamehe visaduseks? Nojah, kõik suved on kartulivagude vahel nagu kasvatud koos kartulitega. Ja, kui sa esimesele suurvõistlusele läksid sumas, kas sa mäletad veel seda emotsiooni? Mis sind valdas? Oli see hirm, oli see põnevus? No jalg ikka värises. Kuna see peaareen on selline 50 centimeetrit kõrge ja savist. Et noh, judos samamoodi ja sa alustad oma treeningutega, õpid kukkuma. Sumos samamoodi. Aga lihtsalt judos on tatami, mis on ikka selline pehmem, aga sumos on täiesti tavaline savi, kinnitammitud savipõrand, kus sa pead täpselt samasid kukkumise harjutusi tegema. Oh, seda pisaraid ja marraskil nahka ja seda verd see ikka nii palju nähtud ja tuntud, et aga nagu ma arvan, nagu mingi vana sõnaga ütleb, et inimene harjub kõigega. Vaadates filmides, siis need top sumo vennad istuvad kogu aeg oma saunas või selles mullivannis on ja neil on elu hea, kuldketid, asjad kaelas, massöörid ja suured rahad, et tulles veel korra nüüd sinna 110 palgalise juurde või siis räägime, kas see top 50, sina seal olid meil topis on ju. Et kui me räägime nendest rahadest, kas need on 5-kohalised, on need 6-kohalised ja kas te olite siis seal mullivannis oma peale võistlusi või? Kindlasti mitte. Selliseid asju ei, noh, esiteks sumomaadlus on Jaapani rahvussport. Mingeid ehteid sa kanda ei tohi. Habet sul ei tohi ees olla. Ma ajasin neile habe maale. Igaks juks. Äkki keegi Jaapanist vaatab on? Limonaade, suhkruga asju ei tohtinud. Selle eest ikka said korraliku kaigast. No mitte mina, aga olen paaril korral peale sattunud. Lähme korra siit kaigast. Mis nagu läheme detailsemaks? Saadki siis sisse kuskilt või? No jah, ikka mingi luud oli selline lihtne asi, mis nurgast oli kohe võtta. Treeneri käest? Jah, aga seal oli ka labidaid ja pesapallikurikaid ja kõiki sellist korralikku tegelikult treeneri poolselt nagu vägivalda oli päris ohtralt. Kas see on siis nagu selle kultuuri ja spordi vastu halvasti käitumine või mis oli see pea? No ei austa seda. Et noh, ja kõik sellest ka algab, et noh, noored 15-aastased ikkagi noh, nad on tegelikult lapsed ju alles, olge ausad. Et noh, ja neid siis vanemad annavad oma lapse poja siis kasvatada sumoklubile. Et noh, seal see noh, need asjad nagu nii väga kokku ei kattu, et noh, kõik need kaikasaamised ja nii edasi, aga see oli selline kirjutamata reegel veel tookord, et noh, olidki kindlad klubid, kus ikka poisid said korralikult. Minul selles suhtes vedas, et mul oli selline natukene leebem treener ikkagi, et päris kallale ei kippunud. Mäletan, et sa võistlusi vaadates, siis sul hakkasid need vigastused tulema, on ju. Kuidas sa nende vigastuse keskel endast mentaalselt tundsid ja ennast nagu uuesti tagasi püsti tõstsid? No siinkohal ma
tahaksin tänada oma kallist abikaasat, kellega meil saab üllatus juba varsti 20 aastat wow, koos. Palju õnne. Et jah, pool elu. Et kes, ma ise tunnen ennast suure puuna, nimetan ennast tammeks ja mul on vaja seda vett ja tema oli minu vesi. Et see kuidagi need asjad klappisid meil nii hästi algusest peale, et ma arvan, et oleks ma üksinda selle oma vigastusse puntras olnud. Ma ei oleks sellest tugevana välja tulnud. Aga kuna see tugi oli ikkagi selles ka nii hea tugi, et ainult kiitused talle, et ta on mind välja kannatanud. Kui kui nüüd sumo karjäär sul läbi sai, siis nagu ma aru saan, see oli sulle siis väga raske koht. Jah, see sai vigastuste pärast läbi, on ju? Just, et see põlv oli enne teiseks numbriks, enne kui ma teiseks numbriks sain, oli kogu aeg selline korra pealt vaatajal või kuule, et teiseks numbriks, mis see täpselt tähendab? Ehk siis profiliiga number 8. See oli Jaapani profiliiga number 2. Jaapan ongi terve profiliiga ongi Jaapanis, et ja 2012, kui tulin profiliiga võitjaks, peale seda olid sellised jube palju selliseid sotsiaalseid kohustusi. Et jaanuarikuus oli turniir ja järgmine märtsikuu turniiriks oli mulle pandud, et ma saan number 9 juba, kui ma järgmise turniiriga võidan. Aga sellised Sumo Föderatsiooni poolt ja klubi poolt pandi sellised sotsiaalseid kohustusi, igast koolide külastamised, vanadekodu külastamised, haiglate külastamised, õhtusöögid erinevate toetajatega, terve 1,5 kuud ma matkasin ringi, et 1,5 kuud küsiti, kus mu kodu on, seal, kus minu kimono ripub. Ja tegelikult see annab päris kõva sellise põntsu sellisele füüsilisele vormile. Aga sa pead need ka ära teitma ja samal ajal olema trennis. Kuskilt midagi jääb kindlasti nagu vajaka. Ja see oligi nagu veel enne järgmist turniiri ma üritasin nagu viimase 1,5 nädalaga hirmsalt palju trenni teha. Ja võt seal ühel trenni käigus jälle vigastasin oma põlve. Siis mõtlesin, et nii, sumo ei ole puhtalt sport. See on ikkagi kogu see kultuur, traditsioonid, inimesed, kõik see kokku ongi, see on kasvatus. Ja järgmine turniir, sain oma 15 päeva jooksul sain oma 9-6 võidu kätte, aga esimeseks numbriks selge see, et ei saanud, millest on nagu väga kahju. Aga midagi pole parata. Kas see on võib-olla see koht, mis jäi veel hinge kriipima, et oleks võinud selle esimese koha kätte saada? Absoluutselt. Et see vigastus ikkagi nii palju häiris, ja siis veel aastakese nagu proovisin ennast turgutada ja operatsioonile jõudnudki ja 2013 maikuus ikkagi siis läks põlv nagu nii ristsidet, venitasin. Ja siis ma sain aru, et nüüd on nagu hing tahtsis väga teha. Nägin unes ka, kuidas ma maaldasin. Vigastusega ja vigastuseta. Aga keha ei tulnud enam järgi ja siis tuligi see raske otsus vastu võtta. Loomulikult enne seda nagu aasta otsa mõtlesin, mis ma nüüd tegema hakkan, mis ma oskan teha, mis ma tegema hakkan. Kogu aeg need, ööpäev läbi sellised mõtted käisid. Aga kindel plaan oli tagasi tulla nagu Eestisse. Aga selleks ajaks finantsiliselt oli sul juba elu korras? Kindlasti mitte. Selles suhtes, et see Jaapani profisumo, ta erineb nagu muust spordimaailmast nii palju. Sul on tegelikult neid noori maadlejaid, kes siis sul aitavad nagu turniiril, ise nad ka maadlejad on, turniiriks valmistuda, turniiril käivad minuga koos, aitavad mul
noh, kõike teha ja nii edasi, nagu asjaaja ja maadleja nii-öelda. Ja see, mina siis oma palgast maksan neile, mina siis oma palgast söödan neid ja nii edasi, et tulu on küll suur, aga kulu on ka juba suur. Ehk siis ma annan sellele klubipoistele nagu tagasi. Et noh, see on täpselt see niimoodi püramiid, et sul on tipp ja sina siis tegelikult pead hoolitsema nende alumiste poiste eest samamoodi. Ja teiseks, noh, miks see on täiesti erinev, selline näpuluumurd või varbaluumurd, see ei olnudki trauma. Seda ei nimetatud traumaks. See oli väike vigastus. Ja selle vigastusega sulle keegi puhkepäevi ei andnud. Et noh, see nii karm tegelikult askeetlik selline spordimaailm, et kui sa ühe turniiri jätad vahele, siis sa kohe rankingus kukud. Sa võid täpselt samamoodi sinna noorte juurde tagasi kukkuda. Et noh, ei olnudki aega nagu sellisest välja, ravime välja, nagu tänapäeva nagu profisportlased nii-öelda, ravime välja, vaatame, võib-olla peab katkestama nüüd hooaja ja need. Selline asi ei tulnud kõne allagi. Samane põlvevigastus, sul oli 6 aega ja siis trennis. Kus sa vigastada said? Trennis. No. Ja siis trennis sa pead ka ta välja ravima. Selline maailm. Et noh, kui tulla tagasi selle finantsule, jah, see number 2 olles tasud olid head, kõik oli head. Teenisin. Aga kulud olid selle üle, noh, kogu aeg, mida rohkem tõused, seda suuremad kulud on. Aga suurim preemia siis sel ajal tegelikult, kui me vaatame täna sinu ettevõtja karjääri, oli see, et need kontaktid, kellega sa istusid on ja kellega sa tuttavaks said, sest täna mina olen kuulnud, et sa oled väga edukas ettevõtja. Sa oled siin tagasihoidlik, aga ma olen kuulnud, et sa elad väga küllusliku elu, et selles mõttes sa oled tagasihoidlik. Aga see on kõik ju tulnud tänu sellele ju, nendele kontaktidele ja sellele staatusele, kes sa seal olid ju. Absoluutselt, noh, tihti peale elan Rakvere lähedal, tihti peale nagu kuulan inimesi, aga ma lähen küll käin seal ära, aga mul ei maksta selle eest midagi. Ma teen üldkondlik kasulikku tööd. Siis ma mõtlen enda peale, et issand jumal, kui palju mina seda olen teinud. Aga igat asja rahas ei saa mõõta. Elu on läinud sellised väga majanduslikuks. Inimeste mõtlemine on läinud väga majanduslikuks. Seal on omad põhjused, loomulikult. Tihti peale on inimesed, noh, enamus on inimestel on mingid pangalaenud ja kõik need asjad. Aga no igat väikest liigutust, noh, rahas mõõta. Neil asjad ei ole raha mõõdet. Täpselt samamoodi Jaapanis, kui ma pidin käima seal erinevate inimestega, nagu oli kohustus minna toetajatega nagu välja sööma. Olla nendega, neil on ka uhke tunne, et vaata, siuke mees on mul kõrval. Ma olen nii kõva mees. Noh, nad tundsid ennast väga uhkena sumamaadleja kõrval. See on neil auasi, et nemad toetavad sumamaadlejaid ja nii edasi. Aga sealt minu kontaktide võrgus kõik algas. Tänu sellele kõigele olen ma siin ja praegu ja olen see, kes ma olen. Et nemad seal need kontaktid, nemad teavad väga hästi, et ma ei pea ennast mitte kellelegi praegult enam tõestama. Mul puudub see vajadus. Aga neil on ikkagi uhke tunne, kui helistad neile, nad on nii õnnelikud. Ja noh, läbi kõige selle erinevate inimestega kohtumised, just sellised oma ala spetsialistid. Mul väga hariv. Väga hariv. Öeldakse, et inimene õpib kogu elu. Et noh, ma ütlen, tänu sellele, et ma jätsin ülikooli pooleli, läksin Jaapanis ja mõtlesin, et see on minu võimalus. Teist sellist ei pruugi tulla. Tänu sellele, et ma selle võimalusel niiviisi kinni haarasin. Tänu sellele olen ma see, kes ma praegu olen ja on see, mis mul praegu on. Noh, nii ta on. Jaapanis ikka tihti peale tuuakse seda parani, et Jaapanis õnne jumal on ma ei mõtlen, et siin kiilakas. Aga tal on taga on pats. Ehk siis täpselt samale filtri teema tegelikult. Ehk siis kui see õnn tuleb sulle siia ette ja sa tahad temast kohe kinni haarata,
näpud libisevad ära. Pigem sa filtreerid enda sees, kas see on see õige asi ja kui ta sinust natukene on mööda läinud, siis haarad, siis sa saad platsis kinni. Et noh, selliseid jutte nagu jaapanlased räägivad tihti peale. Mul ei ole õnne olnud, ma haaran esimesest võimalusest kohe kinni. Et noh. Väga põnev, ma lihtsalt kuulan kogu seda sinu ja minu vestlust, mul käib see film silmest läbi, just see su lapsepõlv, su see talutööd, see noorus, siis see kõik, mida su kogeda saab, mida 99% eestlastest kunagi ei näe. 80% eestlastel pole võimalik isegi Eestist väljagi minna ja kaugemale Euroopasse, milliste inimestega sa oled samas lauas istunud, milliseid kogemusi kogenud, milliseid jutte kuulnud. Vau, väga inspireeriv. Vaadates sumo, siis tundub, et sellised suured mehed lükkavad üksteist ühest ringist välja, on ja seal on kindlasti mega töö pühendumine, siis sa lähed sinna ringi paariks sekundiks, on ja ennast realiseerima. Aga kui ma vaatad seda nagu, siis mõtled, huvitav, kas neil sellist agressiivsust ja tuhhiga on või nad on lihtsalt sellised mõmmikud. Ja siis sina, Kaido Baruto, oma karjääri lõpetuses otsustasid minna MMA-sse. Ja minu jaoks oli see, okei, mis nüüd, mis tal peas on? Et minu jaoks ma olen kogu aeg see Aasia MMA ja see olnud selline nagu klounaas, kuigi seal on top-vennad, väga top-vennad on ju. Ja siis esimene võistlus, kui ma nüüd ei eksi, see oli 2015 vanast õhtul, detsember 31 on ja. Ja see oli Peter Arten. Peter Ars. Ja kui sa läksid sinna, ma vaatasin, ma mäletan, ma sõbraga koos vaatame seda võistlust. Ja siis, kui see, kiloäärikad läbi, kui see öeldi start ja sa hämmerpistisid vennast seal nurgas, ma mõtlesin, sellel vennal tuhhi on, kes ei tea, siis hämmerpist on, et see võtad oma käe rusikasse ja kasutad seda nagu haamrina. Ja siis sa lihtsalt ladusid seal selle venna veel, ma vaatasin, meie oma karu rahulik suur mõmmi lihtsalt paneb seal. Räägi oma esimesest MMA võistlusest, et mis tunne oli minna teise kohta nagu, et räägi nendest emotsioonidest. Miks ma üldse selle plaani võtsin? Oli see, et selline tore võistlussari, Raisin, Jaapanis oli see MMA oli nagu üüberpopulaarne. Enne seda need võistlussarjad, ma olin suur fänn. Mina kujutasin ette ennast kunagi seal ringis, siis kui ma olin koolipõlves veel. Mina mõtlesingi, et minust saab võitleja. Suure tugev võitleja. Ja tuli veel, et 10 aastat olin ringis, aga sõna otsas mõttes ringis. Just. Aga et oma jälle väike unistus nagu täide viia, siis mõtlesin, et ma proovin ära. Selleks oli 8 kuud oli veel aega, siis mõtlesin, et 8 kuuga ma jõuan ennast vormi. Saan ennast vormi. Ei ole hullu. Nii. Teine, miks ma selle vastu võtsin, oli see, et sumomaadlejad olid liigagi ebaedukad MMA-s. Minust üks võit ja 20 kaotust ja ma ei tea, kas kellel just 2 võitu oli, kes olid sumomaailmas just tulnud. Öeldakse, et sumomaadlejad on kahevõtlusalade number 1, aga igal ühel on oma spetsifikatsioon. No. Ja see samane, et ma tahtsin näidata, et sumomaadlejad on tõesti tugevad. See oli teine. Ja loomulikult siis maksti head raha ja seal maksti rohkem kui sumos. Absoluutselt. Ja. See oli siis 2015 oli see on ja siis 2016 sul oli 2 fighti veel, sul oli 4 fighti kokku, 3 võitsid, 1 kaotasid. Aga nüüd räägime korra selle 2016 detsembris, ka vanast õhtul, aasta hiljem, Mirko Kropist. Sulle tuli vastu eriväelaväelane, 50 matši teinud väga jõhker kickboksi MMA vend. Räägi sellest tundest, kui sa said loosist teada, et tema on sul üldse vastane ja sellesse ringi minnes nagu, kas lõi nagu jahedaks ka või? Nagu mees mehele, ausalt. Mis mind kõige rohkem nagu kogu selle MMA juures, nagu, mis mulle kõige rohkem nagu külmavärend tekitas, ei olnud see, et ma mõtlen, mis see vastane teeb vastase peale. Aga just see, kui ma lähen selle Big in Japan selle laulusaatel, ma lähen sealt koridorist, nagu tõusen liftiga üles, lähen koridorist ja siis rahvas on selline 15 000 inimest on nagu hullumas. Sest sumos on ju
kõik on hästi vaiksed, lihtsalt plaksutavad, tuled sealt oma koridoris sisse, teed matsi ära, plaksutavad, võidad, kaotad. Aga seal on nagu, see emotsioon on lihtsalt nagu appi, kuhu ma sattunud olen. Ja siis, kui sa ükskord ringi lähed, sa saad aru, et noh, sa keskendudki oma vastasele. Et see, mis see publik teeb nagu, see tundub nagu üks suur kartulipõld. Et noh, sa kujutad endale ette, et oma peas, et see on kartulipõld, et küsitakse tihti, et noh, kas sa kuuled omal treenerit ka, kui ta sulle midagi hüüab sealt ringi äärest või? Kartulid. Ja keskendud ainult selle ühe matsil. Ja loomulikult, eks siin kuskilt sisimas oli ikka nüüd, noh, vaatame, üritame nagu distantsilt nagu midagi. Aga noh, läks nii, et sain oma, löödi mul hingamine kinni ja tegelikult noh, nii oligi, et 3 võitu, 1 kaotus ja ma loen, et see on nagu igati nagu hea tulemus. See on väga hea tulemus. See on väga hea tulemus, kindlasti. Ja nagu ma aru saan, siis sellest kogemusest sulle piisas ja rohkem sulle ei olnud huvi enam sinna tagasi minna, jah? Jah, viimase matsi ajal mul abikaasal kõht oli juba nii suur, et jaanuari 17 sünnitas. Nii et peale seda, noh, pakuti küll, aga siis tuli oma aeg ja ressurss nagu mujale suunata juba, et jah, selle jaanuari 17-ga on ka selline huvitav lugu, et ma olen kuni 2017 aastani, noh, abikaasaga koos olin siis 14 aastat juba. Ja ma ei mäletanud oma abikaasa sünnipäeva kuupäeva. Kuud mäletan, kas oli 16 või 17. Kogu aeg ajasin segamini. Mingi number 16 oli mul kogu aeg peas. Ja hommikul detsember 17 ärkot, lähed teed omi asju, siis tuleb üks vihane naisterahvas tagant toost välja ja siis vaatad kalendrisse. Küsid igaks juhuks üle, et sul on sünnipäev täna. Ai, päev rikutud jälle. Aga siis, kui mul poeg sündis jaanuar 17, 2017, siis jäi mul isegi abikaasa sünnipäev meelde. Et mul abikaasal on detsember ja 17 ja mul lämmal on november ja 17. Et kõik sünnipäevad jäid korraga meelde, et see on selline huvitav seik lihtsalt. Et mingi numbrimaagia on. Mis sind, Kaido, täna motiveerib ja kirge pakub? Kuna hästi palju on mul ikkagi lähetusi ja selliseid reise seoses ettevõtlusega. Võimalikult palju tahan oma pojaga koos olla mingilgi määral eeskujuks, et nii palju kui mind on. Et noh, see on see motiveeriv praegu. Jube raske on nagu, noh, paljud kindlasti sportlased teavad seda tunnet, et kui sa oled kuskil tipus nagu ära käinud, peale seda omale uut eesmärki seada, motiveerida on nagu jube keeruline. No, sind sa võid nii palju oma ja psühholoogi aega ja raha kulutada kui tahes. Üks psühholoog sind ei aita. Sa pead leidma oma mingi sellise nisi. No, paljud lähevad vaata treeneriks näiteks. Mina, treeneriks ma ei sobi üldse. Ma olen väga kehv õpetaja. Ma võin siin saatesse tulla rääkida oma toredat elulugu, aga treener ma olen väga kehv. Kui nagu 2 korda ühte sama asja pead kordama ja 3. korda ka, siis ma juba löön käega. Vaadake ise, kui hakkama saata, et kindlasti on selline järgmise eesmärk, et elus ei saa olla mitut eesmärki tegelikult. Sul on neid väikseid mingid sihte, mille poole sa püüdled, aga eesmärk on see. Mul ei ole seda siiamaani. Aga nüüd viimasel ajal ma olen aru saanud, et see on minu laps, kes vaatab nii samuti nagu sumoklubis vaadati jaapani keeles on see Watashi no senaka
ehk siis minu selga vaadati, ehk siis minu käitumist, minu treeningmeetodi, minu suhtumist, minu kõike seda. Et kogu aeg saad aru, et keegi jälgib sind. Kui sul on 15 poissi on klubis, kõik vaatavad, kuidas sa teed, kuidas too. Et see on kõik, terve elu on õpetus. Terve see sumo periood on mingil määral. Alguses õpid ja pärast õpetad. Et tihtipeale on mingid asjad, mida sa ei saagi sõnadesse panna, aga oma käitumisse sa saad reguleerida seda asja. Et ma loodan, et ma olen heaks eeskujuks oma pojale. Ja mitte ainult. Lasteaias, praegu veel poiss käib lasteaias, oma lasteaia kõige populaarsem isa olen mina. Sest kõik lapsed tulevad kohe nagu lasteaeda poisile järgi lähen Taarile. Taari isa tuli. Et poja nimi on Taar. Taar. Jah. Siis kui me saime teada, et poeg sünnib, siis me hakkasime nagu ikka need asjad käivad nime valima. Aga ikka on sellised nimed. Ei, see on naabrimees. Seda nime ei pane ja see oli mul kunagi töökaaslane või ei, kuule, lõpeta ära. See oli mingi imelik vend. Ja vaata, sealt hakatakse tuletama nimesid. Ja siis mõtlesin, et mingi tugeva, suure mehe nagu nimi, et sellist tugevat nime on vaja. Ja tavaliselt, kui selline tugevad häälikud on sees, siis see nimi kõlabki nagu tugevalt. Ja siis, et kuidagi seostan nagu selle Taara usuga, et Taara jumal. Siis mõtlesin, kus Taara, et lasteaias ja koolis saab nagu keeruline olema. Taara. Mul ema perekonna on Pudel. Taara Pudel. Et Pudel tuli Taarali järgi. Kuidagi ei sobi. Aga siis Võru murrakus on Taariks. Oli Taara jumal, kutsutakse. Ja siis ongi nagu jube lihtne, et Taar ja hakatakse kutsuma võib-olla kunagi, mis need hüüdnimed on, Toor ja Staar ja nii edasi. Et sealt see nime valid ka, aga lihtsalt see kuidagi see ema perekonna nimi ei sobinud nagu lapse nagu esimega. Kaido, kui me rääkisime just, et ma ise kasutan sellist ütlust, et ära lihtsalt räägi, vaid õpeta mind läbi eeskuju. Ja sina just tõid väga häid näiteid just sellest treeneri eeskuju või siis vanema sportlase eeskuju noorematele või siis nüüd isana, kuidas sa täna oma pojale. Aga Kaido, kes on sinu võib-olla elu kõige suurem mentor on või eeskuju? Sa oled suure mehena väga teadlik. Sa räägid väga ladusalt, väljendad ennast väga ladusalt ja väga julgelt. Kes on sind tänasesse päeva, on see siis sportlaskarjäär, on see sind täna isaks mentordanud või kes on olnud sinule see eeskuju? Ma tihtipeale ütlen nagu, et ma olen ise enda eeskujunud. Et ma olen ise nagu hästi palju õppinud. Elu on õpetanud mind nii heas kui halvas, nii keerulistes kui lihtsamates olukordades. Aga mul on alati olnud kõrval Jaapani poolel vähemalt minu üks toetaja, kes on olnud minu suureks eeskujus. Ja kindlasti, nagu ma ennist ka ütlesin, minu abikaasa, lihtsalt nende, kuidagi on mul niiviisi, ma ütlen ausalt, et mul on vedanud, et ma nende inimestele olen kokku saanud. Nad on tõesti mind motiveerinud. Ma just nimetan, et nad. Kuni 2016 aastani oli üks härra, kes kahjuks oma elu ise lõpetas. Ja alates sellest ajast peale on minu väga hea ja tubli mentor on minu Jaapani äripartner, kes on ka sellist suurt kasvu ja selline väga tark ja elukogenud inimene, kes mind ikka vahepeal siin utsitab tagant, kui ta arvab, et midagi nii ei ole. Aga me saame nagu vabalt rääkida kõigist asjadest. Meil ei ole nagu ühtegi saladust üksteise. Istume, me võime lihtsalt vait olla.
lihtsalt istumegi, mis kellegi midagi tuleb meelde, siis hakkame rääkima, et noh, et tihti peale nagu inimesed nagu tunnevad ennast ebamõõlt, kui mingi vaikus tekib. Mina ei tunne. Vaikus. Igaüks filtreerib oma mingeid selliseid mõtteid ja kui läheb jutuks, siis jutustab. Et jah, mul on olnud, mul on ja ma loodan, et see nii ka läheb. No, ja samamoodi, eks mina üritan ka nagu nii hästi, kui ma oskan olla eeskujuks, olla mentoriks. Aga üldiselt, esimene periood, ma arvan, et minu mentor, minu eeskuju oli ehk ka minu ema. Ja ma nimetaks ka maaelu selliseks motiveerijaks mingil määral. Et see on selline kogemus, mida ei vahetaks mitte millegi vastu tegelikult. Too aeg mõtlesid, issand jumal, mingi porgandite korjamine, mingi kartulite kõplamine, mingi ohakate välja tirimine, laudast mingi sõnniku välja loopimine. Mille jaoks mulle? Täpselt sama on tegelikult, kui lähed kooli, on keeltega ju. No mille jaoks mulle seda saksa keelt vaja? Või vene keelt. Tegelikult mõtled, et issand jumal. Oleks võinud rohkem pingutada vähemalt keelte suhtes, aga praeguseks hetkest räägin 5 keelt enam niiviisi vabalt, et saan hakkama. Täiega resoneerub see maaelu motivatsioon ja inspiratsioon täna ka mõtlen, et mis kõike sai tehtud, ma olen nii tänulik, ma võin oma linnast minna igal ajal maale tagasi penrote vahele ja kui palju see mehelikkust annab juurde ürgsust ja seda julgust, et ükspuha, mis seisus me ka ei ole, ma võin ise mulle toitu kasvatada ja mul on oma käed otsas ja saan laudas hakkama ja maaeluga hakkama. Ja selle sõpruse ja mentorluse kohal peal ma ka tunnen, et iga inimene on jackpoti võitja, kui tal on ainult üks inimene, kelle eest ta saab üks sõber täiesti alasti olla. Alasti iga oma mõttega, iga oma jutuga ja ta ei anna sulle vastu ühtegi hinnangut. Ta ei tee ühtegi maha su mõtet, su unistust ja sul on üks sõber, kelle eest sa saad tõesti ausalt kõike rääkida, et mul on hea meel, et sul on need inimesed olemas. Räägi mulle, Kaido, täna, mis on su kõige raskemad väljakutsed elus? Nagu ma aru saan, et sa ei ole enam sellises kohas, et sa oled endale karjääris juba ära tõestanud, sa ei tunne, et sa tõestanud selle, mis mees sa oled, on ja mis sa suutsid, et sul ei ole seda kohta enam, et sa võib-olla tahaks midagi võib-olla saavutada ja sa oled selle kõik ära teinud, aga millised väljakutsed on sul mingid pahesid või? Eks meil kõigil ole omad pahed. Kes ei karda seda, kes ei häbene seda näidata, kes häbeneb. Eks mul, peale karjääri lõppu ma töötasin nagu 5 aastat Jaapani televisioonis. Mul oli oma 2 saadet, ma olin saatejuht. Need olid reisisaated. Rändasin mööda Jaapanit ringi ja alates Põhja-Jaapanist, kus on ainult karud ja vaalad, kuni Lõuna-Jaapani ühe saareni välja, kust hea ilmakorral on isegi Taiwan näha. Ja sel perioodil nagu hakkas hirmsalt nagu alkohol maitsema. Hirmsalt hakkas maitsema. Nagu selle reisimisel siis ja kogenemisel? Ja, selle 5 aasta jooksul. Pikad õhtud, iga päev uued inimesed ja nii edasi. Sumoperioodil nagu sai väga vähe. Et ma tunnen, et mingil hetkel ma hakkasin seda noorusaega nüüd elama. Et õhtul istud maha, lähed ilusti tuttu, järgmine päev, juba lõunast mõtled, et nii. Et see pahe on ka mul Jaapanis tegelikult mingil määral, ma ei tea, ma ei oska öelda, et siiamaani on küljes tegelikult. Et alkohol maitseb jube hästi. Et kas ma elan nüüd mingit oma seda perioodi, kui ma pidin igapäevaselt trennis olema, või mingit eluetappi ma elan nagu praegu. See ei ole see, et ma tunnistan seda. Et Jaapanis oli see nagu jaapanlaste jaoks on see täiesti normaalne, kui nädalas nagu puhkad 5 päeval õhtuti.
seda nimetatakse puhkuseks, lõõgastumiseks. Eestis sa oled kohe alkohoolik. Aga ma ei karda sellest nagu rääkida, et nii ta on. Et on mingid paarikuused perioodid, kus nagu üldse ei. Ja see on mingi kokkusaamine ja sealt siis vaikselt nagu paar päeva tiksutad nagu edasi. Ma ei tea, ma olen neid artikleid erinevaid nii palju lugenud, et Eestis on, sa oledki alkohoolik. Jaapanis on see nagu lõõgastumine, et ikkagi see Jaapani baasil ma tulin siia ja siit ma lasen nagu sellel samal baasil nagu tegelikult edasi. Et ma ei tunne, et see on minu jaoks probleem, ma saan sellega täiesti hakkama. Et aga see on üks võib-olla seal, tead, maakohas elad, siis terve küla teab kõike ja naaber teab kindlasti paremini, kuidas ma elan, kui sina ise. Olgem ausad. Et see on üks asi kindlasti. Ma austan su julgust seda välja tuua praegu siia, see on väga inspireeriv, et sa niimoodi tood selle välja. Aga kas Rakvere vahele, kui purjus Kaido julgeb tulla või? Ei. Mõtlen, kas mina julgen tulla, et milline sa oled purjus peaga? Ma olen... Sumuvõtteid tegema siin. Kindlasti mitte. Ma üldiselt nagu olen selline FIE nagu. Et siis kui see siuke pohmakas on, siis ma tahan nagu täiesti üksinda olla, nagu ma ei taha kellegi rääkida, ma lihtsalt olen oma kodus rahulikult ja teki all võimuliselt, aga ei, selline ringirändaja ma ei ole kindlasti. Või mingite võtete näitaja. Ja võtete näitaja, ma olen nagu, kus sumo ajal oli küll see, et kui natukene nagu mõni õhtul nagu liias läks, et siis võib-olla mingi agressiivsuse märk nagu tekkis, ikka see, ja eriti kui turniiri sees oli, siis see stress oli nagu üle pea nagu. Et siis on, aga praegu on, ma olen lihtsalt nii rahulik, et selline nagu ma olen. Aga kas miski suudab sind trigerdada täna? Kindlasti midagi on, aga need on nagu väga vähesed asjad. Kindlasti, mis puudutab mu perekonda, naistlast, kuigi nendega on ka nagu kõik korras. Kõige rohkem ma viimasel ajal nagu pahaseks Tallinna liiklus. Aamen. Minu number 1 triggereid. ja inimestel on midagi puudu. Kas jõuluvana tõi neile load või Või hommikul tahavad kõik nii väga tööle minna. Kõik ihutavad hommikul kella 7 piip, tahavad ruttu kontorisse jõuda. Jah, et viimased nagu 2-3 korda Tallinnas on küll selline koht, kus nagu mõtled, mis see ei ole normaalne. Ja ma saan aru, et Tallinnas ongi see stressitase hoopis teine, kui on Rakveres, aga arvestama peab ikka teistega ka, et sa ei ole üksi siin tee peal. Väga äge, ma kuulan sind ja imestan, et nagu jälle kordan ennast, et suur mees, sportlane ja väga teadlik. Ja just see osa, et kui mulki on küsitud, et Tormet, et mida sa sööd, okei, see on naljaks, et mis on see, et kus sinu teadlikkus tuleb siis iseenda harimine, iseenda sisse vaatamine ja mul samamoodi ükski psühholoog või terapeut ei saa mulle midagi öelda, ainult mina saan ise veel sügavamale minna ja mida ma austan, ma võin praegu öelda, et minu külalistest, kui mitte isegi inimestest, kellega ma olen kokku puutunud, sa oled kõige ausam inimene, tuua välja julgelt praegu kõiki neid häid külgi, neid pahesid, rääkides oma lapsepõlvest ja tunnistades, et mingid asjad veel trigerdavad ja võib-olla siiani sees on mega inspireeriv ja ma täiega tänan sind, et sa näitad seda. Kas sul on täna keegi inimene või miski, mis sind inspireerib veel elama rohkem või et sa läksid poliitikasse, kus kohast see tuli? Selle taust on selline kurb natukene, et kuna ma ise ka selline väike farmipidaja olin, kuni 2 aastat tagasi müüsin kõik maha. Meie farmi kõrval siis oli üks 3-liikmeline 3 last, ema, isa.
ei olnud kõige paremal järel pere, aga lapsed, üks käis lasteaias, 2 algkoolis. Ja ühel novembrikuu päeval tulid Eesti energiaettevõttest, Eesti riigile kuuluvast energiaettevõttest inimesed ja võtsid voolu välja sellest talumajast. Ja paari päeva pärast kõige noorem poiss hakkas minema kooli, pani küünla põlema ja sealt sai 2 väikest last ja ema sai hukka. Isa ja see poiss, isa oli tööl juba hommikul farmis ja see poiss sai välja. Sealt ka see minu selline vimm või viha, ma üldiselt ei vihasta, aga ma nimetan seda lihtsalt nii, tuli Eesti poliitika vastu, Eesti riigi vastu mingil määral, selle aja juhtimise vastu, et on 5-liikmeline perekond, 3 väikest last ja kui sul on, igal inimesel on õigus elule. Seda ei saa ükski riigi ettevõtte ära võtta, aga ta võttis selle ja mitte keegi ei vastuta. See on väga inetu. Et kuna see juhtus minu farmi kõrval, siis mõtlesin, et ma ei anna kunagi andeks. Kes oli siis tookord peaminister, kes oli valitsus, aga selliseid kurbasid asju ei tohi meie tänapäeva ühiskonna Eesti väikses riigis juhtuda. Aga see juhtus. 100%, aga see juhtus. Ja riigifirma tuleb võtab keset talve elektri välja. Kuna ei olnud inimestel võimalus elektriarvet maksta. 5-liikmeline 3 väikest last. Meil ei ole kõigil ühesugused võimalused. Paljud ei julge minna ega tahagi minna abi küsima. Ja see oli täpselt see pere. Proovisid ise kuidagi hakkama saada. Aga ei saanud. Et see oli see põhjus, miks ma üldse tahtsin poliitikasse minna. Miks ma huvitusin sellest. Lootsin, et üksinda suudan rohkem ja kaugemale. Kõik need ideed, kõik Jaapani kogemused, kuidas toetatakse ettevõtlust Jaapanis, kuidas on maksusüsteem. Jaapanlastel on meilt väga palju üle võtta ja meil on tegelikult jaapanlastelt samamoodi. Et ei saa tervet piirkonda ühe vitsaga lüüa. Tallinnast ei saa täpselt samamoodi, sa ei saa Võru, Narva, Kärdla, Kuressaaret ja Valgat ühe vitsaga lüüa. Tegelikult. Peavad olema mingi maksuerisus. Aga ei taheta seda maal elu nagu väga, et seal midagi toimiks. Maal elamine on, maal elavadki rikkad inimesed, mõtlen tihti peale ikka. Ja ma olen täiesti nõus sinuga. Ma isiklikult näen, et maakodu, maamaja, maal elamine on luksus. Täielikult luksus, et need, kes seda saavad lubada. Et siis, kui just maainimesed arvavad, et linnas elamine on selles boksis on seal see luksus, siis ei. Sul on oma maa, sul on linnud, loodus, sul on vaba, jah, nii palju vaba, kui palju me seda illusiooni endale müüme, et on ju, sul on maatükk, on ju, mis on sinu ja maja, aga saad parkimise trahviauto vahel ära ei maksa, siis võetakse see ka ära, on ju. Ja hetkega. Aga tihti peale, kui riiklikud institutsioonid jäävad oma maksetega hiljaks, see on okei. Sa oled nagu alltöövõtja, kas see on siis puhkemaja või on see mingi väike ehitusfirma või on ta siis veel mingi FIE, kes tuleb, teeb teenust. Sina oota. Sa oled nagu, kuule, me oleme meie, sina oled sina, et oota nüüd oma teenuseid. Aga kui tavaline inimene jääb võlgu, siis on nagu sul veel see igasugused inkassod ja väljavõtmised ja kõik on kohe sul laua peal. See ei ole normaalne, nagu, mis toimub tegelikult. Ma näen, et see üks koht, mis võib siin trigerdada, on see ebaõigluse koht, mis mindki trigerdab. Ja veel eriti just selle tavalise maarahva, tavainimese, kes on lihtne inimene tegelikult. Tihti peale vaata, me räägime maast, sest maainimesi ma näen praegu üldiselt nagu rohkem. Ega ma ei pea Rakveret nagu mingi suurlinnaks ka, et ikkagi maarahvaks mingil määral. Aga
Tallinnas on Tallinna probleemid, loomulikult Tallinn on suur ja lai, pool Eesti elanikust elab Tallinnas ja Tallinna ümber. Et kõigil on oma probleemid, kõigil on, igal ühel meist on omad mingid emotsioonid, probleemid, mured, rõõmud, aga neist rõõmudest nagu räägitakse väga vähe ja kui räägitakse, see unustatakse hästi kiiresti. Et tihtipeale ikkagi tullakse nagu kurtma probleemidest. Noh, tihtipeale on need probleemid on minu jaoks nagu, kus siin probleem on nagu, et tegelikult probleemi ei ole, aga tekitakse sellest mingi pallike nagu mingi probleem, et mina nimetan selliseid väikseid mingid olmemuresid nagu, olme asju nagu muredeks. Probleem on midagi tõsist. Et see on jälle selline sõnade mäng nii-öelda, aga tulles tagasi, see ebaõiglust on ja väga palju on. Ma saan aru, et väike riik, väikses riigis peabki olema kallim elada, kuna konkurentsi pole, hinnad ongi veidi kõrgemad, jällegi kuna konkurentsi on vähe, aga just need erinevad ettepanekud, mis mina olen nagu oma lühikese poliitiku karjääri jooksul nagu teinud, neist räägitakse siiamaani. Aga need tulevad ja need lähevad. Et ma saan aru, et tegelikult praegune nagu poliitmaastik on täpselt selline, et tegelike probleemidega ei julgeta ega taheta tegeleda. Aga tegeletakse muredega, millel on juba lahendus olemas, tagataskust võtta. Et see ei ole nüüd Eestis. Jaapanis tegelikult täpselt samamoodi. Kõik see linnastumine, kõik see maapiirkondade hääbumine, kuidas toetada neid maapiirkondade ettevõtteid läbi erinevate maksusoodustuste, tööjõumaksude soodustuste ja nii edasi, nii edasi. Ja eelkõige peab laud olema Jaapanist pärit, made in Japan toit. Aga Jaapanis ka ikkagi juba 80% tuuakse on importtooted, et kahjuks see nii on läinud. Aga meil Eestis on, kuna meil on selle põllumaad on ju tegelikult tootmist, põllumajandust on nii palju, meil on see võimalus. On. Aga nii kaua, kui me maksustame oma toiduained samade tariifide järgi, nagu on importkaup, meil ei ole seda konkurentsieelist, mitte kuskil. Mis sind veel Eestis hoiab, et kui ma olen lugenud sinu kohta, siis sa ikkagi austad Eesti maad, austad Eesti riiki, oled öelnud, et üks puha palju reisimas käid, siis koju on alati hea tulla. Mis sind siin hoiab? Mis mind sind hoiab? Minu lapsepõlverajad, Eesti toit, loodus, 4 aastaaega. Ma arvan, et sellest piisab ja kõik see vabadus olla ja see, kes sa oled ja vabadus minna sinna, kuhu sa tahad. Et ma arvan, et need on sellised väga olulised nagu asjad, mis nagu toovad ikka jälle tagasi siia. Jah, loomulikult, eks me oleme abikaasaga ka mõelnud, et kuhu järgmisena. Et Jaapanis on elatud 15 aastat, 10 aastat maadlejana, 5 aastat siis tegelesin erinevate projektidega, MMA, see televisioon, erinevates seriaalides, erinevates filmides, reklaamides, see resümee on, CV on nagu väga pikk, mis Jaapanis on. Aga nüüd sinna nagu tagasi elama, sellist soovi ei ole. Tahaks minna, oma tööd kiiresti nädal aega ära teha, teine nädal lihtsalt puhata, hästi süüa ja tagasi tulla. Et oleme mõelnud ka pehmemasse, paremasse kliimasse ja nii edasi. Ei tea, samas maailm on ju praegu valla, osta pilet, sõida. Et midagi nagu siin kinni ei hoia, aga see lapsepõlve radade see kiindumus või armastus on ikkagi nii tugev. Loomulikult siis, kui me hakkasime nagu üldse mõtteid mõlgutama abikaasaga, et nüüd siis on aeg liikuda Jaapanist nagu
no miks me Jaapanis tegelikult ära tulime? See oli ka tegelikult poja sünd, esiteks. Teiseks ma sain aru, et Jaapan, Tokyo, ta ei ole see linn, kus ma tahaksin oma last kasvatada. Ta on küll tore, meil oli nagu korter ka, ees oli jõgi, 4 puud kasvas isegi. Et seda nimetatakse Tokyos pargiks. 4 puud? Jah, nad olid väiksed ka. Et seda nimetatakse pargiks. Ei ole sellist naturaalset, mitte midagi tegelikult. Kõik on selline asfalteeritud, kõnnid ja kivid, asfalt, 4 puud. Et üksinda sa ei julge poissi nagu väljagi lasta, et tegelikult. Et see oli ka põhjus, miks me ära tulime. Ja kui ma siis ütlesin nagu oma talendibüroole ka, et kuulge sõbrad, nüüd on kõik, et maikuust on mul minek. Ja kui see nüüd meedias avalikkusel tuli, see oli Yahoo number 1 uudis oli Jaapanis, et Kaido Hövelson jätab Jaapani kõvast. Väga, väga nagu hinge liigutav ette. Et läksid ikkagi neile palju korda? Jah, eks ma lähen siiamaani, et ikka kui käin, siis ongi, vanem generatsioon mäletab mind kui sumamaalejana. Noorem generatsioon ma sellistes väga poppides, sellistes seriaalides tegin ka kaasa, mängisin erinevaid neid karaktereid või kus see nimetatakse. Ja siis on kindlasti see MMA, ehk siis nagu alates noortest kuni vana generatsioonini, et teatakse ikka ja tuntakse mind tihti peale ära. Ja mul on Eestiga sama koht, et tunnen, et see riik võiks olla fundamentaalne, aga siit sa võid ju lennata üks puhagu kohta, et suvi ikkagi top toit on ja top muld. Meil on valge tööd, mis nagu on minu arust kõige nagu, mida ei saa võrrelda kuskilt. On ju. Kaido, tahaks lõppu veel küsida, kes on sinu jaoks kindel mees või mis on sinu jaoks kindla mehe omadused? Eks seda elukogemust ole mul ka nüüd juba see aasta 40 aasta jagu, et kindel mees on see, kes annab sõna ja ta peab sõna. Ja sina tunned, et sina oled andnud sõna ja pidanud sõna? Siiamaani küll, ma ei tea, mis tulevikus saab muidugi. Siis sa oled meil kindlasti üks Kaido kindel mees Baruto Hövelson. Aitäh. Kas me näeme sind Eestis ka veel midagi tegemas? Jah, mõni väiksem ja suurem projekt on nagu teoksel, et kindlasti ei näe mind Eesti televisioonist või kuskilt telekanalilt, aga kui sa jälle kutsud, siis loomulikult olen hea meelega nõus tulema. Suur aitäh sulle tänase vestluse eest. Mega inspireeriv. Ma teadsin, et tuleb hea saade, aga ma ei oleks arvanud, et sa nii avatud oled. Sa ei ole ainult suure muskliga ja suure olemusega, vaid suure südamega ja väga inspireeriv mees. Aitäh teile kõigile, kes te vaatasite, kuulasite. Usun, et see saade inspireerib väga palju Eesti mehi, kes tahavad karjääri teha. Kindlasti ka Eesti naisi nägema, millised siirad mehed on meil siin Eestimaa pinna peal sirgunud, käinud maailma vaatamas, teinud omale nime ja tulnud tagasi ja praegu on eeskujud meie enda lastele, meie noorsoole ja ka võib-olla ka praegustele meestele. Suur aitäh, et tulite meid jälle vaatama ja kuulama. Kui meeldis, jagage ja kui on midagi huvitavat, siis kommenteerige. Aitäh teile! Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes.